Raske öelda ausalt öeldes, ta ei ole väga palju muutunud. Ta on muutunud tegelikult tasakaalukamaks. Kui ülikoolis ta oli siiski suhteliselt pöörane. Et selles mõttes ülikool oli selline metsik aeg küll Martini elus kindlasti. Aga tere tulemast tõepoolest Martin ja Maarja hommikusöögi saatesse. Väga armas, et te kutse vastu võtsite. Täname kutse eest. Just äsja kuulsin, et Maarja küsis ikkagi, sa hakati parandate seal. Ikkagi sina küsisid Maarja käest, kas tulla või mitte. No võt, mina ei vaata väga telekat, mul kodus praktiliselt telekat ei olegi. Ma ei loe ka väga lehti, Eesti lehti. Ma saan oma uudised laias laastus X-ist ja eelkõige siis maailmakanalitest erinevatest. Ja mul ei olnud õrna aimugi, kuhu mind kutsuti. Ja siis ma küsisin Maarja käest, et kas sina tead? Maarja ütles, ja teab, tema loeb Õhtulehte, tema vaatab saateid, tema teab, kuhu tulla. Ma küsisin, et on mõistlik? Jah, täitsa normaalne. See on normaalne saade. Et tore, et sa siis kodutöö ära tegid, sest mina jällegi vastupidi kuulen sinu saateid Vikerraadiost, nii et... No võt, siis oli kohe selline tuttavlik olukord. Ja ei, selles mõttes mina ütlesin küll Martinile, et see on saade, mida ei tasu karta, nii et kui ta on valmis tulema, siis miks mitte. Et saagimit ei ole vaja karta. Aga inimestele, mõned kardavad mind ausalt, aga ma ei ole nii õudne, nagu ma meedia on minust kirjutanud. No, valasti olid kuulus bravuuritar, no. Ja aga ma olen arenenud ja minu meelest see on nii tore, see ei ole praegu minu saade muidugi. Aga bravuuri ei tohi ka unustada. Ja, aga see on nii tore, kui inimene areneb. Ja, see on isegi mõtleksin inimese elu mõte paljuski. Et noorusest ei lollusi, aga saa õigel ajal nagu, ma ei taha öelda normaalseks, aga kasva arene on pigem see võib-olla väljend. Minu meelest on ka kurb, kui inimesed tahaksid olla terve elu nagu mingis kindlas vanuses nagu jääda teismeliseks või kuidagi olla. Et see on nüüd see vanus, millest ma ei tohi muutuda, et see on nagu mingi kohutav lugu, et siis ma olen, ma ei tea, vana ja midagi on minuga hirmsat juhtunud. Et vastupidi, vanus annab ju kogu aeg nagu võimalust elu täiesti uutmoodi kogeda, nii et täitsa nõus. Sügavust tuleb juurde kogu aeg. Sellest me rääksime eelvideos ka, miks peab Tammsaaret lugema väga noorelt, nii et vaadake järgi. Aga ikkagi, Maarja, sina olid lapsepõlves selline, nii palju kui ma natuke surisin seal minevikus, sina olid selline väänik-präänik, sina olid ponšik, ma sain aru. Nii ta oli enam. Ja rahulik. Nii, ja. Aga sina olid päris marakatt. Ma ei tea, kas ma marakratt olin selles mõttes, et ma ei teinud eriti pahandust, vähemalt nii palju, kui ma ise mäletan, aga ma olin väga elav laps, jah. Et ma olin ikkagi see, kes ronis puu otsas ja siis kukkus alla ja oks kõhtu ja kiirabisse ja see... Ei, no see oli üks kord. No, ainult ühest korrast piisab. No ja siis teine kord läks kaaslastega õue kulli mängima, jooksis läbi klaas ukse jälle kiirabisse. Seda küll, et mul on väga palju haavu keha peal, et ma olen ikkagi selles mõttes nagu elanud väga füüsiliselt, jah. Aga selles mõttes kuidagi viisi, jah, need igasugusedki mängud, mida me mängisime ja see initsiatiiv üldiselt tuli vist küll minu poolt, jah, et Martin oli tõesti selline ühe koha peal istuv inimene, väike laps, kes tahtis tegelikult hästi palju kuulata ka täiskasvanute jutte, mida mina ei viitsinud üldse kuulata. Sa olid see, osad lapsed ju on, täiskasvanud on seal omas elemendis, räägivad igasuguseid jutte seinast seina ja siis alati on paar last kuskil nurgas. Kes ei taha mängima tulla, vaid kes tahavad neid jutte kuulata ja Martin oli see laps. Aga meil olid väga huvitavad täiskasvanud külas ikkagi. Meil käis Linnart Mäll külas ja meil käisid erinevad kunstnikud külas ja erinevad muusikud külas ja selles mõttes meil olid väga huvitavad külalised, meie enda sugulased olid huvitavad. Tahtsin just öelda, et meie enda vanaisad olid väga huvitavad. Ei, eks need jutud jäid külge, isegi kui sa neid ei kuulanud. Ajaloo kogemused, ajaloo mälestused, mõlemad vanaisad on, eks ole, sõjas käinud, vanemad, onud, kõik on ajaloo õppinud. Ei, meil oligi põnev. Te olete tõesti nii põnevast perekonnast, ma mõtlen, et Mart
Mart ja Sirje ja kõik on sellised nagu omas täiesti sellises imelises sfääris või fluidumis teevad oma asja. Et on ikkagi tõsi, sina oled rohkem nagu ema poole läinud või? Tegelikult mitte. Need on müüdid. Need on müüdid. Selles mõttes see on nii ja naa, et välimuselt olen ma tegelikult kõige sarnasem oma isa emale ehk siis oma vanaemale, isapoolsele vanaemale. Ja ka isale mingil määral, et pigem sellise heleda nahaga. Mingisugusedki käitumisjooned tõenäoliselt on ikkagi mul väga sarnased Sirjele juba, kas või see, et me oleme mõlemad sellise humanitaarse ja kultuuri teekonna valinud. Me seda just peangi silmas, eks ole. Et ütleme, et erialaselt nagu nagu sinnapoole, kuigi ajalugu on ka humanitaaria. Jah, ma arvan, et mina ja Mart mõlemad oleme humanitaarid, jah. Aga jah, ega mina olen ka muuseumis töötanud. Seda ei jaksa unustada. Isegi mitmes muuseumis. Palun, kus, mis, millal? 25 aastat tagasi ma töötasin Rakvere muuseumis ja siis ma hiljem töötasin mõned aastad Tallinnas teatri- ja muusikamuuseumis. Nii et see on meil läbi käidud ka mul. Vau, kui põnev, seda ma ei teadnudki. Oli üks periood meil kodus, kus Maarja oli muuseumis, mina olin muuseumis, Sirje oli muuseumis, siis laua taga muud juttu ei olnud kui mingi muuseumi jutt. Kõik pidid muuseumi juttu kuulema. Eeva oli ka muuseumis. Jah, Eeva töötas, minu abikaasa Eeva töötas ka siis samal ajal muuseumis. See on ka põnev. See oli väga ainult mingisugusedki muuseumi jutud käisid. Kas oli põnev? Meil oli kindlasti põnev. Meil oli lahe. Okei, aga kuidas see siis, ma ei taha täna poliitikast eriti rääkida, aga kuidas sa läksid sinna ikkagi nagu rohkem siis... Tuleb ilmselt ütelda, et poliitika on mind lapsest saadik tõmmanud. Lihtsalt ongi tõmmanud. Ja kuidagi kõik valikud on kuidagi jälle sinna rajale viinud. Ja ühel hetkel oli see muidugi juba teadlik, et kui sa tahad sellega tegeleda, siis seda tuleb tegeleda struktuurselt ja sellega tuleb tegeleda tulemuslikult. Ja see tähendab organisatsiooni ehk parteid ja see ei ole niimoodi, et ma sattusin poliitikasse. Väga Riigikogu on täis selliseid inimesi, kes on enam-vähem kogemata sinna sattunud. Kes parteil oli vaja ja värvati ära ja tule täida koht ja eriti kohaliku omavalitsuse poliitikasse satutakse niimoodi, et ole meheks, tule appi. Ja siis nad satuvad sinna ja mõnel tuleb välja ja mõni teeb lihtsalt sellepärast, et midagi targemat ei oska teha. Aga mina ei sattunud, mina töötasin süstemaatiliselt 10 aastat ennem nagu seda suurt poliitikat töötasin, tegin ettevalmistust selleks või töötasin ennast ülesse. Läbi selle, et ma olin kolumnist, läbi erinevate kodanikualgatuste asjade, et tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb ka tulemus. Kuidas sina, Maarja, ei ole sinna sattunud sellesse? Sul ei ole mitte mingit kihku kunagi olnud poliitika suunas või? Ei ole. Selles mõttes me oleme küll kaksikutena päris paljudes asjades ka sarnased, aga mõnes asjas me oleme üsna erinevad ja minul seda poliitiku geeni ei ole, et mind huvitab ühiskond, ühiskonnas kaasarääkimine samamoodi huvitab mind, aga poliitika on minu jaoks täiesti teistsugune diskursus, ütleme selle kohta ikkagi, et ta on eraldi valdkond, seal on omad mängureeglid, seal on oma maailm ja ma küll kujutan ette, et see maailm on huvitav ja oleks nagu selles mõttes sellise väljakutse oleks huvitav teada, kuidas seal hakkama saaks. Aga ma arvan, et ma tüdineksin seal varsti ära. Ma arvan, et sul peab olema see kirg seal püsimiseks, et see on tegelikult samamoodi, et mõni inimene ilmselt ei saa aru, kuidas ma Tammsaaret jaksan uurida nii kaua või kuidas ma muuseumis, et kas see ei tüüta mind ära. See ei tüüta mind ära, sest minu jaoks on seal kogu aeg midagi uut. Et see on nagu kogu aeg jätkuv selline põnev protsess ja kui sul on see poliitika kirg, siis seal on samamoodi. Aga kui sul seda kirge ei ole, siis see on lihtsalt tüütu. Kui sa seal sees oled. Just. Aga kas te vahel nagu kaklete ka nendel teemadel, et mis te nüüd jälle, millega te hakkame seal EKRE-s saite, mis nüüd toimub või ikka istute suure laua ümber ja ikka räägite ju. Maarja ja Sirje annavad mulle vahel nii-öelda väljastpoolt nõu või tagasisidet, et kuidas paistab, sest vaata, mina olen mulli sees. Ja see on nagu väga ohtlik selle mulli sees olemine. See Toompea on mull ja partei on mull ja poliitika on mull.
ja sa elad seal oma mulli sees ja noh, see irdumine päris inimeste päris elust on seal väga kerge tulema, mistõttu ma nagu pingutan selle nimel, et käia mööda Eestit ringi ja kohtuda erinevate inimestega ja mul ei ole õnneks tänase päevani tekkinud seda ettekujutust, et ma olen maailma kõige targem inimene, kellel ei ole nagu võimalik midagi juurde õppida või kes kõik juba teab, kuidas käib. Nii et ma kuulan küll nende arvamust ja nende tagasidet. See ei tähenda, et ma alati seda nagu kuulda võtan. Okay. Aga ma nagu hindan seda. Aga läheb vahel tuliseks ka ikka? Oled sa midagi konkreetselt kohe öelnud, et nüüd on küll natukene? Tuliseks ei lähe, aga on mingeid asju, kus me näeme asju erinevalt. Meil on mõned teemad, milles me oleme leppinud, et me tõenäoliselt ei muuda teineteise meelt nendes küsimustes ja mina aegalt ikkagi lähen jälle oma jutuga peale, ütleme, et Martin, kuule, et mõtle nüüd ikka üle veel kord, et see on ikkagi niimoodi, nagu mina sulle ütlen. Ja siis ta ei ütle midagi ja tõenäoliselt ei muuda oma meelt. Tuleb arvestada sellega, et mind üldiselt peetakse põikpäiseks ja kangekaelseks inimeseks ja võib-olla see on pluss ja võib-olla see on miinus, aga Maarja on kangekaelsem. Ei oska seda öelda, kas see nii just on, aga sõltub teemast. No kangem siis ma ütlen, kui mitte kangekaelsem. Aga see, mis on kõige olulisem, see ei ole muutnud teie vahelisi suhteid, et olete ikkagi armastate teineteist. Muidugi. Mis küsimus teil see on? Ja ikkagi selles mõttes oleme me näinud perekondi küll, halloo, vabandust. Et igasuguseid asju siin, et mis on täiesti enne kuulmatud, aga nii palju, kui mina teie kohta olen sattunud kuulma, siis natuke tundub isegi juba nagu ülistuslauluna, kuidas te saate ikkagi perekonniti kokku, te hoiate üksteist, rääkimata laste karjast, mis teil kahe peale kokku on 7 last, eks ole, ja ikkagi nagu hoiate üksteist. Aga mitte ainult oma vahel, vaid meil on ka 3. õde ju. Ja vanem õde Triin, keda me samamoodi hoiame, kes meid hoiab. Sõna otseses mõttes, kui me väiksed olime, siis hoidis meid. Ja see on... Kelle elu me kõrguks tegime. Kellel ei olnud kerge katsumus. Ja meil on teda lihtsam armastada, kui tema on meist. Ja, aga teine, et see ei ole nagu selle põlvkonna oma, vaid see läheb tagasi, et meil olid ka mõlemad vanavanemad olid perekonnad, lähedased perekonnad, et onud, tädid ja vanaemad, vanaisad, et meil on niisugune suur vahmiil olnud. No ta natuke nagu Itaalia vibe. No Itaalia vibe, kindlasti üks armastab Itaaliat, sa oled vist eelmises elus Itaalias elanud. Kusjuures ükskord mingisugune numeroloog väitiski nii. Vot sulle. Et 1100-ndatel Veneetsia kaupmees. Ärme nüüd nagu kujutaksin ette küll teda. Aga selles mõttes, et see on traditsiooniline perekond, et seda me üritame edasi anda kui oma lastele ja meie lapsed igal juhul kodustavad kaasa selle kasvatuse, et perekond hoiab kokku ja oma vahel tuleb üksteisel toeks olla, sest et see on see kõige esimene turvavõrk üldse. Kui hästi te oma lastega üldse läbi saate, et nad on ka juba sellised, osad on täiskasvanud, eks ole, siin 5 tükki, 2 peale 5 tükki, 2 on pisemad, aga ma mõtlen just neid vanemaid, kes on üle 20 juba, lähenevad 30-le, et kas sealt ei ole vahel tulnud sellist, et mis asja te nüüd siin, sina räägid aga Tammsaarest ja meie ei taha seda, sina oled EKRE-s ja mis see on ja seda asja ei ole olnud laste poolt. Minul on oma lastega läinud suhted aja jooksul kogu aeg nagu aina, õieti nagu pojaga on nad kuidagi alati olnud sellised sujuvad, tütrega on olnud keerulisemaid aegu teismelise ajas, aga me oleme ka kuidagi mõlemad nii palju leppinud sellega, et on asju, mida me teineteise juures muuta ei saa ja kuidagi hakanud nagu väga hästi läbi saama, et me oleme praegu küll praktiliselt igapäevaselt suhtleme ja planeerime asju koos, et tore on koos käia kas reisidel või tore on koos asju teha, et selles mõttes on need suhted lähedased küll, jah. Ja meil on, ma arvan ka suhted on väga toredad ja väga lähedased ja väga head. Ja muidugi tüdrukute teismeiga oli selline, millega eks iga lapsevanem, kes on teismelisi tüdrukuid kasvatanud, teab, millega tuleb kokku puutuda, aga 2 last on meil välja kolinud, juba elavad omapäi, 1 lausa välismaal ja ikkagi me suhtleme jooksvalt kogu aeg, et ja
noh, väiksemad nuglud, noh ei, ma arvan, et need meie lapsed on kõik ikkagi emmekad ja isikad läbi ja läbi, et meil ei ole nagu noh, ikkagi vahel lastega ikkagi noh, isa peab vahel ka korda nõudma ja siis noh, aga see ei kuidagi ei mõjuta seda, kui väga me üksteist hoiame. Lapsed ei ole kunagi teie valikuid, eluvalikuid ette heitnud või öelnud, et kuule, issi, mis sa seal toimetad nüüd või isegi mitte seda võib-olla, aga kannatanud selle pärast. Te olete tuntud inimesed, avaliku elu tegelased. Ma arvan, et minu lapsed ei ole, sest neil ei ole otsest põhjust olnud niimoodi, noh, ma ei ole olnud sellise tähelepanu nagu Martin. Nad on võib-olla pigem mingil määral kannatanud selle all, et kui nad olid väiksed, siis nad pidid minuga vahel muuseumis tööl käima või et ühesõnaga kuidagi sellisest minu tööelust osa võtma ja siis see tingimata võib-olla ei tundunud neile nagu parima valikuna, mille nad oleksid ise teinud, aga sellepärast nad ei ole küll muret tundnud jah, et ma kuidagi... Sa ei piitsutanud neid palju raamatuid lugema või midagi? Nad lugesid vabatahtlikult ja ma lugesin neile ette. Alati mõlema lapsega olen neile väiksest saadik ette lugenud ja lugemispisiku on nad selles mõttes kaasa saanud, et isegi poeg luges hiljuti läbi Tammsaare romaani Ma armastasin sakslast ja ütles, et palun anna mulle nüüd järgmine Tammsaare romaan täiesti vabatahtlikult, ilma piitsutamata, ta elab ka eraldi, tal ei ole midagi karta, et selles mõttes, et see nagu, ma arvan, et nad kasvasid veel ajal, kui ei olnud kogu see nutindus nii õudne. Praegu ma tegelikult ka ei ole ju selles lapsevanema rollis, et ma ei tea, kuidas on võimalik seda väikest last eemal hoida sellest ja mida see teeb nende ajudega, sest et noh, neid jutte ikkagi keskendumisest ja kõigest muust, et nagu liitlausest juba ei saadagi aru, et neid on ju nii palju ja loomulikult ma tahaks nagu öelda, et aga et siis võtkegi see perekonnaaeg, et ongi see, et õhtul tuleme koju, telefonid ära, räägime juttu, õhtul loen teile raamatut ette, eks ju, et see ei tähenda, et peab päris väikestega seda tegema, et see ongi ühine aeg. Aga seda on lihtsam öelda, kui teha, sest et kõik on väsinud, siis see laps hakkab jonni, mõtleb, et ma ei taha seda raamatut kuulata, ma tahan oma mida iganes vaadata sealt kuskilt ekraani pealt ja siis tuleb pigem tülimajja ja siis tundub, et see perekonnaaeg on võib-olla südamlikum, kui igaüks istub oma nagu telefonis. Et see on hästi keeruline teema praeguseks ajaks. No mis nendesse valikutesse puudub, siis on küll lapsed kannatanud. Noh, seda nii-öelda netikiusu selle eest, missugune su isa on või mul tuli poiss oli vist, ma ei tea, esimeses või teises klassis tuli koju, kui siis ma ei räägi väikestele lastele kodus poliitikat päriselt ka. Ja siis, isa, mis asi see EKRE on? See on see, kus ma tööl käin. Et mul üks klassivend ütles, et EKRE vihkab Eestit, et miks see nii on siis? Sellised asja peab seletama, et see oli valimiste aeg, eks ole, ju oli kodus räägitud teisele klassikaaslasele mingeid teisi jutte ja siis ja tema oli täiesti süütu selles maailmas aga tüdrukud tulid teismelised, siis oli see aeg, kui me saime Riigikogusse sisse, milline aplaava siis käis, milline natsijaht Eestis käis, eks ole, seda kius on, aga nad ei ole nagu kunagi ette heitnud mulle seda, et vastupidi, nad on nagu, nüüd me oleme nii-öelda kokku hoidnud, rinnet hoidnud koos ja mina olen neile aidanud selgitada, kuidas ja vahepeal lapsed üldse täielikult kustutasid oma sotsiaalmeediat, kõik asjad, kontod, asjad ära, ütlesid, et ei ole mõtet, ei taha. Nii et see elu on nendelt ka nõudnud hinda, see on selge. Aga ma ütleks küll niimoodi, et ma ei tea, kui tänapäeva, nagu ütleme, vanemad ilmselt ei kujuta ette, kui raske on tänapäeva noortel kasvada. See, mida see sotsiaalmeedia keskkond teeb, see, mida seal kõike liigub ja kuidas seal ja nüüd on veel AI süvavõltsingud tulnud ja see on midagi, millega ei ole ükski vanem mitte kunagi varem ajaloos, inimkonna ajaloos pidanud kokku puutuma. See on nagu minu meelest asi, millega meil ühiskond liigub väga kiiresti mingisuguse väga tõsise kriisi suunas, kus me ei ole veel isegi valmistunud selle jaoks, et sellega kuidagi tegeleda ja juba väikesed lapsed saavad ekraanid ette ja nende see aju areng on teistsugune kui meil või isegi veel 10 aastat tagasi. Ja mitte ainult aju areng, vaid üleüldine areng. Kogu näiteks see, et lapsed räägivad vähem, tähendab seda, et nende suuõõs, nende
hambumus. Kuidas nad räägivad, muutub. Sellepärast on ju ka need tohutud sabad igale poole logopeedidesse. Mõmisevad on. Jah, et kuidas nagu kogu see süsteem, kuidas sa pead rääkima, eks ole, et see peab ju sul välja arenema enne 7. eluaastat, sest me teame, et need lapsed, kes on nii-öelda mooglid olnud, kes on kasvanud huntide keskel, kes on leitud enne 7. eluaastat, nendel suudetakse veel, nad suudavad keele omandada, aga kes on pärast 7. eluaastat, siis nad võib-olla õpivad isegi mingil määral rääkima, aga nad ei omanda enam keelt kui sellist, et see tegelikult kuni 7. eluaastani kogu see keeleline areng, mis on nii otseselt seotud aju arengu ja kõige muuga. Ja just see on see aeg, kui nagu sageli lihtsalt ongi see, et kõik istuvad seal telefonis ja ei räägitagi oma vahel. Ja siin on nagu lapsevanemad samamoodi, eks ole, et ega lapsevanemad, sul on, võtad lapselt telefoni ära, okei, sa saad seda vanema jõuga teha ja siis ise istud seal juhmi näoga ise edasi. Ja me kõik teeme seda nagu, et me kõik oleme süüdi selles ja siis sa pead ka ise ennast distsiplineerima. See oli see põhjus, miks ma paastu pean. Paast on ju oma olemuselt on küsimus enesedistsipliinis. Selles, et kui ma endale kehtestan reeglid, kas ma neid reegleid suudan ka ise endalt nõuda. Et sa ei pea kellegile teisele valetama, et pead, siis pead või ei pea. Aga et kas sa suudad, saad sa sellega hakkama. Ja seda enesedistsipliini tänapäeva inimestel minu meelest on liiga vähe. Me rääkisime oma esimeses videos just, kes nüüd aru ei saanud, kuidas me hüppasime äkki paastu peale, et sa tuled just paastust välja praegu. Et oota, palju neid päevi oli? 40 päeva. 40 päeva ja see ei ole mingi ramadan, et päeval ei söö ja öösel salaja nosin, eks ole. Et see on ikka selline korralik. Luterlaste paast on selline, mida sa ise otsustad, mida sa siis ära jätad ja see paast võib ollagi näiteks, mida võiks vabalt iga inimene järgmisel aastal mõelda, aga ma teen endale sotsiaalmeedia paastu. Ma 40 päeva ei loe, ei postita, ei scrolli. Et ütleme niimoodi, 2 nädalaga on elu kvaliteet muutunud sul. Aga telefoniga rääkida nuputelefon tegelikult on, ma ütleksin niimoodi, et tasuks tagasi minna. Ma aastaid, nutitelefonid tulid, mul oli tuli seal kusagil 2010. aasta paiku, natuke hiljem, 2013 niimoodi. Ma suutsin 6 aastat hoida, et mul ei olnud. Mul oli nuputelefon. Aga siis ta jäi nii vanaks tehniliselt, et enam ei vedanud välja. Siis juba hankisin endale ka selle nutiseadme. Ikkagi konservatiiv. Ma ei torma kaasa iga uue asjaga. Vaatame kõigepealt, kuidas asi hakkab. Oi, kui tore, kuulge. Aga läheme sünnipäevatamise juurde. 50. 2 korda 50. 100. 100. No kuulge, me ei hakka sest lolli küsimust küsima isegi, et mis tunne on. Mis tunne ikka on? Samasugune tunne nagu ikka. Aga pigem, Maarja, vaata nüüd sina oma vennale otsa ja mõtle nüüd see, mine kohe sinna, kas nüüd just 50 aastat tagasi, aga mine seal 45 aastat tagasi. Või 40 aastat tagasi. Mis on selline, mida sa oled kõige rohkem märganud, mis on kõige suurem muutus vennas olnud? Et võib-olla sa lapsena mõtlesid, minu vend on selline, temast saab võib-olla kunagi, ma ei tea, vedurijuht või mida iganes, eks ole. Aga kuidagi see elu on läinud nagu selliseks, nagu ta on siis kujunenud. Raske öelda ausalt öeldes, ta ei ole väga palju muutunud. Ta on muutunud tegelikult tasakaalukamaks. Et ütleme ka selle ajaga võrreldes, kui ülikoolis ta oli siiski suhteliselt pöörane. Et selles mõttes ülikool oli selline metsik aeg küll Martini elus kindlasti. Kuldne aeg, jaa. Mina olin siis abiellunud juba ja väikese tütre ema ja siis, siis me küll vahel vist läksime natukene ma ei tea, kas me tülli läksime, aga vahel hakkas närvidele käima. Sest Martin rääks kogu aeg mingid hästi nõmedaid abielu teemalisi anekdoote. Ja siis ma ütlesin talle, et raudselt, et kui sa ükskord abiellud, sa saad selle karmaga kõik tagasi nagu. Et siis ta oli selline nagu meripõlvini. Ja mul jätkus jultumust õpetada, kuidas last kasvatada. Täpselt, ja siis ta hakkas mulle rääkima, kuidas nagu ma peaksin seda ühesõnaga. Et siis oli nagu võib-olla sükene hästi uljas noormees.
kes tegelikult ise mitte midagi ei teadnud, aga tahtis olla kõige, midagi teadsid. Aga jah, elukogemus oli teine. Aga kuulda, mida teine nägi, vaata, see on nagu huvitav, eks ise kujutad ennast ühesugusena, et aga teine näeb hoopis midagi muud. Et võib-olla see oli kõige rohkem ka selline aeg, kus me hästi vähem läbi käisime, sina olid Tartus ja mina olin Rebekkaga, elasime Tallinnas, aga siis, kui sa ise abiellusid ja ütleme ka siis, kui sa poliitikasse läksid, siis nagu see loomulikult oli ka strateegiline, et ka tähelepanu võitmiseks tuli olla rohkem selline tähelepanu tõmmata. Aga nüüd ma ütleksin, et kõik need, kes vabandust, et me jälle korra poliitikasse läheme, aga need, kes räägivad, et Martin on nagu räuskaja, nad nagu on kuskil, ma ütleksin, siuke 15-20 aastat varasemas ajas elavad ikka veel, et ma ütleks, Martin ei ole ammu enam tegelikult räuskaja. Ja küll ma ei vaata, mida siis Riigikogu puldis räägib. Aga sa oled nagu, ta on muutunud ikkagi palju tasakaalukamaks, et võib-olla see enesedistsipliin, millest sa räägid, on kandunud ka sellesse valda, kindlasti lapsevanemaks saamine väga palju mõjutab seda, et inimene peab ise ennast kontrollima, sellepärast, et väike laps paneb su kannatuse palju proovile, 5 korda eks ju pannud proovile ja selles mõttes ta on kindlasti muutunud selliseks nagu hea vein. Laagerdunud, et seda ma arvan küll et on olnud võib-olla selline nagu suurem muutus. Mis ei ole natukene on muutunud ka, aga see, et kui Martinile väga midagi hakata nagu rääkima ja peale käima, siis tal tekib teatud kindel nägu. Kõik seda võib-olla ei tunne ära, aga mina tunnen selle näo ära väiksest saadik juba ja ma saan aru, et nüüd ta ei tee seda kindlasti. Nüüd on isegi kui ta ise aru saab, siis ta ei tee seda põhimõtteliselt. Et seal on nagu mingisugunegi väga selline õhukene koht, kust ei tohi piir, mida ei tohi ületada, et tal ei tuleks plõks ja siis on nii, et nüüd on läinud, nüüd ta nagu hambad ristis teeb seda, mida tema tahab. Ja meie ema on suurepärane selle piiri ära tajumisel, et ta mitte kunagi ei lükka seda lukku kinni, vaid pehmelt suunab mind kuhugile. Aga mina olen väga palju treeninud Martinit just piiri. Lastena ma ikkagi testisin seda piiri kõvasti, nii et ma tunnen ka nüüd selle ära juba. Tundsin siis ka. Maarja on üks väga väheseid inimesi maailmas, kes suudab mind nullist 100-ni ajada endast välja kiiresti. Ongi nii, Ma olen palju harjutanud elus, aga ma enam viimasel ajal seda ei tee. Kõiki neid nuppe teab, mida vajutada. Okei. Aga väga kihvt oli kuulda. Ma lihtsalt tahaks natuke rohkem nendest ülikooli aegadest teada, sest tundus juba nii põnev sina ja selline nagu tundus selline... Ei, Meri oli põlvili, üldse ju elu 90-ndatel. Eestis üleüldine selline õhkkond oli selline vabanemise õhkkond ja kõik oli lootusrikas. Me kõik uskusime, et me saame 5 rikkama hulka ja ma ei tea mida kõike veel. Ja kuigi elu oli vaene, aga minu elu, ma ei saa küll öelda, et ma olin tudengipõlves vaene, sest et mul oli, esiteks ma käisin poole kohaga tööl ja täitsa korraliku normaalset palka sain. Kus sa käisid tööl? Muuseumis? Siis ma töötasin veel Välisministeeriumis, ma olin poliitika planeerimise analüütik, et ma käisin tegelikult ennem ülikooli minemist, keskkooli lõpetasin ära suure vaevaga ja siis samal aastal ülikooli sisse ei saanud ja siis oli aasta vaba või tuli midagi ette võtta oma eluga, tuli hakata raha teenima ja sain tööle Välisministeeriumisse. Ja siis, kui ma sain järgmine aasta ülikooli sisse, siis õnnestus kokku leppida, et ma jäin poole koormusega sinna tööle. Ja see tähendas seda, et ka terve ülikooli ajal mul oli siiski distsipliin, et kui teised inimesed läksid, mu kursuse kaaslased läksid ütleme pärast loengut õlut jooma Pirogovisse, siis mina istusin bussi peale, tulin Tallinnasse tööle. Et mitte küll iga päev, aga mingitel kindlatel graafikuga. Nii et ja oli ka seda, et meil oli selline väga tore ring oli Tartus, et kuidas see nüüd oli, sest nii ammu aega tagasi Illekaart pandi kinni kell 1, siis me läksime Savood pandi kinni kell 4, siis me läksime kell 4:50 läks esimene buss Tallinnasse, et Savoodist võis otse ka Tallinnasse tööle minna. Said 2,5 tundi bussis magada, läksid Tallinnasse, panid lipsu ette, läksid tööle. Ei olnud produktiivne loomulikult. Käisid tööl puhkamas. Aga kui ei läinud
kui ei läinud tööle, siis läksid, pandi savood kinni, siis oli selline koht nimega Legend, see oli kella 7 hommikul lahti, siis oli vaja tund aega kuskil tiksuda, siis tehti Rüütli pitsa lahti, kust sai juba õlut. Ja siis sai enne 10. Jah, et ütleme Tartus ülikooli aegne elu oli väga tore ja see oli ka palju parem ülikool kui tänasel päeval oli ülikool. Esiteks ma käisin siis, kui oli 4-aastane õpe. Nii et ma sain tegelikult selle 4 aastaga nii-öelda magistrikraadi, aga see nii-öelda akadeemiline vabadus oli hoopis teine, et see nõukogude aegne nõme, kõik need poliitilised ja punased asjad olid kõik välja lennanud ja oligi akadeemiline vabadus, olid loengud, meil praktiliselt seminare tulid alles väga lõpus, pidid aeg-ajalt esitama mingisuguseid kirjalikke töid, tol ajal ei olnud olemas ei ChatGPT ega Grokki, läksidki ülikooli raamatukokku, tellisid sealt endale need asjad kõik välja, kartoteegi järgi ilusti perfokaartide pealt ja siis istusid raamatukuhja otsas ja kirjutasid käsitsi. Ja mina olin veel eriti heas olukorras, et mul oli arvuti ja ma sain trükkida neid ja siis tulid sõbrad koti õluga minu juurde ja kõik trükkisime kõikide töid sisse. Et see oli nagu selles mõttes maru lõbus aeg. Maru kihvt aeg ja kas ülikooli aeg ei peakski olema ikkagi natuke rebel? Ei, ma olengi kindel, et ma millegi vastu rebelisin. Ma arvan, et ma lihtsalt tundsin elust täielikku rõõmu, et vastutust millegi ees ju ei olnud. Midagi, et tegid oma asjad ära. Ma lõpetasin ülikooli oma kursuselt teisena, hoolimata sellest, et käisin tööl ja jõudsin kõik Tartu kõrtsid läbi käia. Aga tegin ka kooli asjad ära. Nii et kes teeb, see jõuab. Aga ma ei rebelenud millegi vastu. Mulle lihtsalt meeldis, elu oli tore, Oi, ma näen, kuidas sul silm läks üles ära. Kerge nostalg ja laks tuli peale. Aga kui sa täna Maarjat vaatad, siis kas ta on väga-väga muutunud inimesena või on ta ikka see sama armas, tore? Kas ma seda olen olnud? Röövliplika. Tore on ta ikka, Maarja oli nagu me olime väiksed, siis tema oli põhiline algataja. Kõik mängud tema mõtles välja ja vedas ja korraldas. Ta oli tohutult elav fantaasia. Ta mõtles tegelaskujusid välja ja kõike mida ja vedas kogu seda asja. Ja meil olid nagu selles mõttes väga mitmekülgsed mängud, et me võisime kahekesi või ka oma mingite nõbudega sõda mängida ja luurekaid mängida ja siis me võisime koos ka nukkudega mängida. Et meil olid mingisugused pappkastidest tohutult majapidamised, kus olid erinevad tegelased ja või siis me võisime koos joonistada või asju teha, et meil oli meil igav ei hakanud mitte kunagi või ehitasime puu otsa onne või midagi. Ja et tema oli see eestvedaja ja Komandir. Ja siis alati, kui midagi juhtus, siis tema sai ka riielda. Mina olin... See ei mõjunud eriti. Ei, selles mõttes, et mis ta nüüd ikka. Aga... Ja siis nüüd ma mõtlen niimoodi, et ja siis minust palju varem, eks ole, ta abiellus ja sai lapsed. Ja siis minule tundus, et lollakas peast, mis tal nüüd viga oli. Aga samal ajal ma nägin seda, kuidas nemad elasid ja kasvatasid ja ühel hetkel kes klõks endal peas ära, et see on ju see päris elu. Et hea küll ülikoolis võid ju lõbutseda, aga see päris elu peab ju ka algama, sest et see on nagu täiesti traagiline, nagu ka Maarja ütles, kui sa üritad veel 35-aastaselt elada nagu 22-selt, et siis sa oled oma elu maha maganud ja kõikidest rongidest hakkad maha jääma, et ei saa lõputult olla teismeline või vara 20-ndates, et iga eluetapi jaoks et ta on tegelikult mulle eeskujuks ikka väga olnud oma elukorraldusega ja mis mulle muidugi väga meeldib tema juures on see, et kui mina olen nagu und Kriimsilm oma 9 ametiga, eks ole, olnud õpetajatööd teinud, olnud turvamees oli mu esimene eluamet 90-ndatel pidasin turvamehe ametit, maru head palka sain. Ja siis, eks ole, riigiametnik olnud, muuseumis olnud, kirjastaja olnud, kohvikupidaja olnud, eks ole, ajakirjanik olnud, et mida ma kõike teinud ei ole. Siis tema valis oma valdkonna välja ja ta hakkas seda valdkonda mööda minema ja läks ja rühkis ja ega lõpuni ei ole rühkinud, eks? Ei, praegu kõik protsessid käivad. Ja, nii et mis tal on muutunud aja jooksul on see, et tal on tulnud juurde selline
natukene nõudlikum pedagoogi toon, kui ta räägib kas oma lastega või ka minuga. et selline teadja inimene, et nii on lihtsalt, et siin ei ole vaielda. Mulle väga meeldis ka eelvideos, kus ma panin kahtluse alla, et kas me peame nii noored Tammsaaret lugema. Oi, vaadake seda esimest videot, seal tuli väga konkreetne vastus, et mis võttis sõnad. See pedagoog tegelikult iseloomult, oled küll natuke? Tegelikult ei ole, sest et hoolimata sellest, et ma olen nagu 23 aastat töötanud Tammsaare muuseumis või kus ma olen siiski erinevaid ametikohti pidanud ja nüüd kas me räägime sellest Tammsaare muuseumist, mis on seal Kadriorus või? Jaa, aga see tegelikult on ta nüüd juba Tallinna Kirjanduskeskus, mille all on Tammsaare muuseum, Vilde muuseum ja Mati Undi muuseum. Tegelikult ma olen nagu nii-öelda 3 muuseumi juht, mitte ainult Tammsaare peal, aga ma olen andnud ka ülikoolis loenguid. Ja ma seda tehes sain 2 korral andsin kursust ja seda tehes ma sain aru, et ma ei ole pedagoog, et ma ei viitsiks, vabandust väljendusest, töötada ülikoolis, et jällegi seal on see mingisugunegi midagi sellist, mis mul, et kui ma seda vaatan, ma saan aru, et mul on nagu väga huvitav see loengukursus välja töötada, mul on väga huvitav seda anda, aga ma ei kujuta ette, et ma nüüd tulen järgmine semester uuesti ja räägin seda uuesti. Ja siis ma teen seda veel 20 aastat. Et ma olen täiesti veendunud, et need inimesed, kes seda teevad, samamoodi leiavad kogu aeg midagi uut ja neil on endal seda väga huvitav teha. Lihtsalt mina sain aru, et mind see nagu kuidagi ei käivita, et mul on huvitav mingeid teisi asju teha ja peale selle mulle tundub, et see muuseumi valdkond, seal on nii palju erinevaid asju koos. Et seal on koos administratiivne töö, seal on koos tegelikult selline, isegi ütleksin otsapidi kinnisvaraarendus, seal on koos näituste tegemine, mis eeldab sult kogu aeg millegi uue selgeks tegemist, mis eeldab sult sellist kujundaja mõtlemist, mis mulle väga meeldib, sest ma isegi mõtlesin kunagi sisekujundust minna õppima. Seal on uurimus kogu aeg, sa tegeled kas arhiiviga või sa pead kas või selle sama näituse jaoks mingisugusegi kontseptsiooni välja töötama, tekstid kirjutama. Ühesõnaga, seal on hästi palju erinevaid asju. Siis sul on seal põhjused suhelda teiste muuseumidega, teha erinevaid sündmusi. Ja museaalid. Ja museaalid. Seal on lihtsalt nii palju on selles ühes, et ütled muuseum ja sulle tundub kindlasti suuremal osal inimestest ikkagi jätkuvalt veel kangastub see tädike, kes istub seal nurgas on ja minultki on küsitud, mis te teete seal muuseumis? Just. Sest mina visualiseerisin ka praegu, mul tuli kohe see imearmas Tammsaare muuseum, eks ole, seal Kadriorus roheline majake, kust ma mööda kõndides alati mõtlen, issand, kuidas ma tahaksin siin töötada, hea rahulik töö. Juhul, kui sa oled kassa külastusjuht, et siis on sul võib-olla suhteliselt rahulik, aga et see ei tähenda sugugi seda. Ei, aga kui sa teed sisulist tööd, siis on see tegelikult selles ühes ametikohas on ka need 9 kriipsilma sees. On. Meil on 5 minutit veel, nii et rahu, siis saate sööma hakata kohe. Ma tahtsin selle muuseumi asja lõppu öelda, kui mina käin välismaal, me käin mujal ka, mitte ainult Itaalias, siis eriti kui me Eevaga käime, siis me ikkagi iga kord võtame endale eesmärgiks, et me käime mingisugused kultuurikohad läbi, kas kiriku või muuseumi või mingid sellised ja ise ja Eva on ka ajaloolane, et sellest ei saa võib-olla teised inimesed aru, kes ei ole ajaloolased, aga lähed mingisuguse, ma ei tea, antiikehitise juurde, paned käe vastu seina ja see räägib suga. See on kuidagi, sa tunned, kuidas sa oled suure tsivilisatsiooni osa. On lihtsalt niivõrd oluline, et sa saad aru tegelikult sellest, tegelikult muuseumis olles ka mina hakkasin aru saama, mida tegelikult tähendab kultuuriline järjepidevus, mida tegelikult tähendab kultuurimälu, kuidas see tegelikult defineerib mõnes mõttes kogu rahvast ja ka inimesi, sellest ise aru saamata tingimata, et kuivõrd oluline see kõik on, aga seda ongi võib-olla keeruline rääkida sõnadega, aga kui sa selle kuidagi ise läbi tunnetad, et siis see on täiesti selline teistsugune maailm avaneb sulle. Just. Nii palju, kui ma olen kuulanud sinu lugusid, siis sa oled selline tohutu
Eesti nagu hoidja või üldse Eesti rahvuse ja eesti keele ja kõige selle, no sa oled nii, see näha, et see kirg tuleb siit kuskilt nii seest poolt, et mina isegi vahel mõtlen, kuule, aga mis seal ikka, no las tulevad, noh, ega meil kirjanik ei olegi enam vaja, AI kirjutab meil kõik ära, no sorry, et ma niimoodi ütlen praegu, see on kohutav. Ei, see mõtteviis on levinud, noh. Ja pluss, et kallikene sa ei saagi tulevikus enam aru, kas seal on kirjutanud inimene või Tammsaare on, no. Ja kusjuures, kui ta areneb, siis ühel hetkel ei pruugi saada, see on tõsi. Aga seal on lihtsalt nagu see küsimus, et milleks meil selles mõttes seda vaja on, et see ongi küsimus, et tähendab, hea Krimka võib kindlasti kirjutada tehisintellekt ja polegi, noh, ma ei arva, et ta seda veel suudab teha, aga võib-olla mõne aja pärast ta suudab seda tõenäoliselt juba teha. Aga küsimus on selles, milleks meil seda vaja on. Meelelahutust võib-olla jah. Aga seesama, millest me rääkisime, et mis on inimese mõte. Inimese mõte on ju vaimselt areneda. Ja kui ta vaimselt ei arene, siis ta müüb. Siis ei olegi tal vaja ka seda TI-d tegelikult, sellepärast, et siis ei olegi teda vaja. Ja ma ütleks ka, et siis meil ühel hetkel on seal, kus inimest ennast üldse ei olegi. Me räägime muutuma mööbideks, sellisteks ollusteks. Hakka sina sööma, tal on kõht tühi. Samal ajal ma küsin lihtsalt, et nüüd on teil 50 aastat kummalgi veel eraldi, mitte kahepeale kokku ees on ju 50 aastat veel vähemalt, võib-olla elate 120 aastaseks. Kurat seda teab, on ju. Kas teil on mingisugune asi ikkagi veel peas või visualiseerite te vahel, et mis see tulevik võib tuua? Kõik on nii põnev olnud siiamaani ja peredega on kõik, nagu ma saan aru, korras ja lapsed on suureks kasvatatud ja kõik on nagu läinud nagu nii kenasti, aga kas on veel mingi selline, mingi kikk või asi, et mis seal järgmised 50 aastat võiks veel toimuda? Elu puhul on huvitav ju see, et sa ei saa teda otseselt ette ennustada. Et mis me nagu mõtleme 5 aastat tagasi mõtlesime, mis on praegu, me ei oleks paljusid nendest asjadest üldse teadnud. Et kindlasti on mingid asjad, mida sa tahad lähiaastatel nagu ära teha justkui, et mis on nagu, mis teeks rõõmu, et seda tahaks nüüd veel ära teha, et tore, et kui selle saaks tehtud ja nii edasi. Aga pigem mõnes mõttes on ju huvitav jälgida, kuhu elu viib või mis üldse hakkab tulema. Et selles mõttes ei ole küll. See plaan minul küll on, et kui ma olen pensionil, siis ma elan maal, mul on hobused, koerad ja raha pärast ma ei pea muretsema. See on väga oluline. Aga ma pean ütlema, et selles vanuses, kus me oleme juba, minu meelest ikkagi nagu selle nii-öelda tuleviku vaade või tuleviku lootus järjest rohkem hakkab kanduma laste peale. Et mis nende elu toob ja mis nende elust saab ja kui hästi neil läheb. Ja millal lapselapsed. Ja lapselapsi me kõik juba ootame. Aha, nii. Mul on nali lastele, et teie isal oli 5 last, et palun teie isa tahab 25 lastelast. Aga sellega ma trollin. Kas neil ei tule see sinu nägu, see üle piiri nägu selle peale? Ei, see on nali. Nad saavad sellest naljast ka aru üldiselt. Aga et see on tõsi jah, et rohkem juba mõtled, et elad nagu nende elule kaasa. Ja ütleme, kunagi ma lugesin kuskil mingid uuringut, et inimese kõige keskmine produktiivse ja tipp on 55-selt. Et siis sa oled nii-öelda ametialaselt, hariduslikult ja tervislikult nagu oma absoluutses tippvormis ja see on loomulikult keskmine, mõni on 60-selt, mõni on 40-selt. Ja et sealt maalt edasi juba inimene hakkab planeerima pensioniga. Muidu kõik keskmine vanus kasvab, et võib-olla see nihkub ka kogu aeg eest ära. Kuule, teil nihkub see eest ära. Mina ei ole arvestanud pensionile. Aga see tähendab, miks ma sellest räägin, on see, et mina vaatan selle asjale küll niimoodi, et ma vaatan kogu aeg tulevikku niimoodi. Mulle õudselt meeldib uus aasta öö, et iga uus aasta on nagu uus puhas leht, hakkad puhtalt lehelt kirjutama, kõik jama on selja taha ja et mina vaatan kogu aeg tulevikku sellise optimistliku ja lootus ikkagi, et on veel asju, mida teha, on veel asju, mida saavutada, on veel... Kõik on võimalik muuta. Just, et minu parimad päevad on veel ees. Ja me oleme üldiselt pigem optimistliku meelelaadiga inimesed. See on kindlasti midagi, mis meid ühendab. Just, ja te ei ole ka need, kes siin nüüd see hirm, te näete ja tuleb uksest aknast, hoovab sisse igapäevaselt. Te ei ole ka need, kes ütleks, et mulle aitab, et ma ei jaksa siin enam selles, ma lähen ära või ma kardan. Näiteks hirm on ka suur faktor, et... Ja ei, hirm eksisteerib, aga hirmust tuleb üle saada. Et sa võid möönda endale, et ma kardan, aga siis sa pead lihtsalt leidma endast selle vapruse selleks kuidagi sellega toime tulla. Ja mina olen küll
mina olen otsustanud, et mina jään Eestisse ükskõik, mis juhtub. No sina. Mina ütles, julguse ja hulljulguse vahe on, eks ole see, et julge inimene teeb, kuigi ta teab riski, ikkagi teeb. Hulljulge ei teadvusta riski. Ja et kui sul on hirm, siis kõige mõttetum asi on öelda, et ma ei karda. Kõige mõistlikum asi on öelda, mis ma teha saan. Et neid riske või ohtusid maandada. Mis on minu võimuses teha? Tegutseda tuleb. Plaani järgi tuleb tegutseda. Et see, kui sa, piiblis on just koht, et muretsemine ei ole kellelegi küünra võrragi juurde andnud. Inimesed muretsevad selle jaoks, et see on asendustegevus millegi ettevõtmisele, et muret vähendada. Ei ole vaja muretseda. On vaja teha plaan ja plaani järgi minna. Selge. Palju õnne sünnipäevaks. Lähme plaani järgi. Martin on, kõik teavad, et väga suur magusasõber. See on täpselt ka. Oi. Oh my god, šokolaadikook. Nüüd on see paas tõesti Oh my god, oot. Martin, mina kuulsin, et sa oled ikka suhkrusöömise lõpetanud. See vastab, ma kuulsin kuulu juttu. Ei, miks ma suhkrusöömise? Ega ta hull ei ole. Ei, et ma öeldi, et kui sa kohvi jood, siis keegi ütles, et sa paned mingi 5-6 lusikat suhkrut. Ei pane nii palju. Issand jumal, ei ole. See on kõik liialdus, kõik on liialdus, ei vasta tõele. Ja, no las linnalegendid elavad nende najalt. Ei, ta on tohutu maiasmokk, siin pole üldse küsimust, aga ta peab piiri. Jah, sest et ta annab endale... No ma ei saaks, ma oleks muidu Punching. Nagu suur samm. Ja, aga kas ta trenni teed, sa oled nii heas vormis tõesti? Ikka teen, muidugi. Teed, jah? Ei saa muidu. Kui tublid te olete. Ma panin ka küsima lõpetada, mis keel te tõusete? 6.30. Mina tõusen nüüd juba hiljem. Pärast seda, kui 22 aastat tuli lapsi kooli tõusta kell 6 või isegi varem, nüüd ma tõusen 7.30. Selge. Aga selle eest ma lähen vara magama. Kell 9. 10. No mina ei lähe. 10 lähen. Ütleme niimoodi, lapsed magama. Me hakkame 9-st panema lapsi magama, pessu ja nii edasi. 10-ks on nii-öelda, jõuame sinna pani, lapsed magavad, ise lähme ka siis. 10:30. Et kui mul on nagu pikad tööpäevad, mis Riigikogus vahel on ikka südaööni ja kauem, siis ma olen nagu oma režiimist väljas. Selge. Nonii, nüüd Jätku saate leivale. süüa. Aitäh.